Aastal 1911 ilmus luuletaja Anna Haaval proosateos Väikesed pildid Eestist, mis oli pühendatud oma vanemate mälestusele. Friede Vertulas on öelnud, et kui Haavaga midagi muud poleks kirjutanud peale selle väikese ja vähenõudliku raamatukese, ometi oleks ta nimi juba sellega õigustet pääsema meie kirjandusloo veergudele. Ja kirjanik Paul Rummo on öelnud nii. Ehk osutub see väike minevikuteos väikeseks arstimi annuseks psühhosfääri saastamise ja tehnokraatliku kalestumise vastu. Loen katke jutustusest, mis kannab pealkirja Koolist ja räägib Anna Haava enda koolitee algusest. Mürts, mürts, mürts. Käib S-mõisa piimarentniku köögis suur pütitaoline võimasin. Vist hakkab koor kokku minema ja kostab sinna sekka karjamari bassihääl ja tema mehine naer. Piimapoiss Jants, kes öösel linnast tulnud ja nüüd einet võtab ning peremeest, vanapapat, õuest tuppa ootab, et arveid ära anda, on hääst ujus ja vestab linnateelt lugusid. Kõrval toas, pikerguses ühe aknaga toas, ühe pika ja kahe lühema laua ümber asub kool, ka kella 8 saadik juba töös. Piimarentniku vanem tütar on koolipreili, peab saksa kooli. No umbes 30 ragunit on seal koos. Tüdrukukesi ja ka poisikesi, ruugepäid ja mustpäid, üle ja alla 10 aasta. Mõned ajavad alles aabitsat, nii et raamatu lehenurgad takendavad, teised murravad juba grammatikat ja veerivad vene keelt, õpivad lugemisraamatus salmisid, tunnevad kõiki 5 päätükki, piiblilugu ja geograafiat, harjutavad rehkendamist ja 1 ehk 2 ka prantsuse keeli lugemistki, nii kuidas igaühe mõistus annab ning kooliaja pikkus kannab. Tunni ajal päeval asuvad muidugi kõik need väikesed teaduse jüngrid koolitoas koos, ainult mõned üksikud, kellel vast parajasti ilukirjutuse ees ja küünarnukkidele rohkem ruumi tarvis, istuvad siis koolitoa kõrval väikses vanapapatoas, mis ühtlasi ka perekonna söögituba on, 4-nurgelise söögilaua ümber. Õhtul aga siis muutub terve 3-toaline rentniku korter ja köök pealekauba magadislaagriks. Nagu sipelgad rändavad siis poisid, väiksed Richardid ja Eedid ja Karlad oma kottidega köögist, kus need Jansi sängi peal kõik ilusti virnas seisavad, suurde tuppa, preilide elu ja võõraste tuppa ja laovad sinna nagu lademe maha. Koolitubaga, kus ka preilide voodi seisab, on tüdrukukeste magadislaagriks ja nende kottide kuhi, nii palju kui neid mahub, mis ei mahu, läheb sahvrisse, leiab hommikutel kodu karjamari sängi peal, kelle päralt on pool kööki, nii et sellest osa 2 vähemale kaugemaa lapsele, kes veel maas ei mõista magada, ära võib anda. Suvel, nii pikalt kui teda kooliajasse ulatub, siis on avar suur lahe pööning karjamari ja tüdrukute päralt. Koolipreilil ei ole kerge nende hulga dragunitega üksi valmis saada.
kasvatuses ja korrapidamises avitavad halli pääga lahkesilmaline vanapapa ja koolipreili noorem õde, kes on virk perenaine ja piimatalituse hing ja ka karjamarit mitte ära unustada, sest juba tema hääl sunnib aukartusele. Aga koolitoas, seal on koolipreili ometi üksi ja peaaegu iga õpilane on ise jaoskond, astub kooli sisse, millal tahab või saab, õpib omaette nii palju kui jõuab. Kes kehvemad või laisemad edasisaamises, neid kontrollitakse kõvemini, küsitakse nendelt sagedamini ja peavad vahest vanapapa toas, kus tema siis ka oma lätikeelseid raamatuid loeb, istuma ja õppima. Kes aga hoolikamad ja andelisemad tulevad enamasti 2 kuni 3 nädala tagant ette, õpivad seni oma päed edasi. Mürts käib jah võima siin köögis, karjamari naerab ja lapsed kõrvaltoas laudade ümber, tahvlid, heftid ees, kirjutavad ja rehkendavad, mis kribiseb. No aeg-ajalt tõuseb üks või teine üles, läheb läbi vanapapa toa suurde tuppa oma rehkendust või kirjutust ette näitama. Koolipreili istub suures toas, teeb näputööd, tanusid, peent uduvõrku ja kõiksuguseid ilusaid asju, mida ka lapsed võivad õppida, kui tahavad. Istub ja sääl ja kaeb ette näidatud heftisid ja tahvleid, kiidab, laidab või tõrelebki ja kutsub sääl vahel lapsi ükshaaval ette oma õppetükkisid üles ütlema. Keda nimepidi hõigatakse, see võtab kõik oma õpperaamatud kaenlasse ja läheb, annab aru, mis ta paari päeva kuni paari nädala jooksul õppinud. Täna on paha päev. Richard Roosberg seisab juba vanapapa toas nurgas, luud käes. See on üleüldse niisugune laisk ja koer poiss, mitte kuidagi ei saa koolipreili temaga edasi. Ja üleüldse need poisid. Praegu jälle on Eedi Müller ees, see ei saa haus ütelda. Ütleb ikka aus. Juba teist päeva vaevavad nad endid. Koolipreili ja Eedi ei saa edasi. Koolipreili on juba õige pahane, kannatamatu ja Eedi nutab ja teistel lastel koolitoas läbi lahtiste uste Eedi saatusele kaasa elades on halb tundumus, iseäranis nendel, kes ise ka tänaseks ei ole hästi õppinud. Kes teab, kuidas nendegi käsi võib täna käia? Ainult Karla Steinil, 9-aastasel hakkajal noorel mehel, on peaaegu hää meel Eedi praegusest kimbatusest. Pärast talle välgatab Karlal numbrite vahel, mis ta tahvlile peab nõiduma läbi pää, mis ta määris minu ükskord ühe ära ja lõhkus eile minu tuuleveski toa otsas pooleks katki. Korraga ilmub koolipreili, kes Eedi praegu ära on lasknud koolitoa uksele ja ütleb: suuremad lapsed, kes pääst mõistavad kirjutada, võtke tahvlid ja kirjutage kirjatöö meri. Seletage, mis meri on, kuidas ta välja näeb ja mis te temast muud veel teate. Kes valmis on, tuleb, näitab mulle kohe ette. Enne kella 12 peavad kõik valmis olema. Nüüd on kell 10:30. Nii teeb koolipreili mõnikord. Kogub need, kes õppustes üksteisele lähemal või peaaegu ühe pulga peal üheks jaoskonnaks kokku, paneb küsimusi ette ja annab ühiseid ülesandeid. Teiste nende hulgas, kes merest peavad kirjutama, on ka Laanemäe Mann, arglik talulaps.
sest sääl on hulk Antvergi lapsi, kes aga ka vist üks virgematest on, sest ta ei ole veel kordagi kinni istunud ega nurgas seisnud ning on nagu iseenesest mõista, et ta ainult 2 kuni 3 nädala tagant oma õppetükkisid üles ütleb. Mann õpib hää meelega, aga kui ta vahel lõunavaheajal ehk õhtul videvikul väljas sinnapoole mõtleb, kust läbi Ridaspuie tee 20 versta taha kodu poole viib, kuhu ta nüüd iga nädal ei saa, siis unistab ta vahest ometi tulevasist õnnepäevist, mil ta suur on vast ka juba 4-15 aastane, nii et koju võib jääda, istuda ema ja tüdrukute seltsis, kui need ketravad ja kus ta siis iga päev sooja suppi ja kõiki neid kodutoitusid süüa saab. Aga nüüd peab Mann merest midagi kirjutama ja ta ei ole merd kunagi näinud. Kuid igal jaanipäeval on ema ta surnuaia pühale kaasa võtnud, sinna, kus tema mõlemad vanaisad ja vanaemad mullas magavad ja kus lähedal surnuaia müüri taga Peipsi kohiseb. Peipsi, jah, see on ju ka nagu meri, laiad lained ja ei paista äärt. Isal kodus on üks raamat, maa ja mere pildid. Mann on sealt mõndagi lugenud, aga meelde on talle kõigepealt jäänud pime põhjaöö, jääkarud, eskimolaste rasvalambid ja vahetevahel siin ja sääl natuke lahtist vilkuvat vett Põhjameres. Ei, säält ei ole tema mälestusel praeguseks puhuks midagi võtta. Ja ei mõistaks seda ka saksa keeli ära ütelda. Sääl palju niisuguseid sõnu tarvis, mida ta sõnaraamatust veel ei ole õppinud. Aga Peipsi, seda on ta oma silmaga näinud. Sellest on vanaisa, kes kalamees olnud, ise kõnelnud ja sellest ta kirjutab. Mann paneb sõrmed kõrva, karjamari naer, võimasina mürtsumine, teiste laste sosin siin ja sääl, see nagu eksitab, segab Peipsi kohinat tema kõrvus. Silmadki pigistab ta veidikeseks ajaks kinni, sest Juuli Grossfeld, kes tema vastu istub ja ka merest peab kirjutama, aga ei taha, üleüldse kunagi ei taha. See näitab talle salakesi keelt. Raasikese aja pärast võtab Mann sõrmed kõrvast, võtab oma platsi kohalt suhvlist, kus tema raamatud sees, noa, teeb kriihvli õige teravaks ja siis kirjutab ta. Kirjutab põksuval südamel, õhetaval palgel, kõige viletsamas saksa keeles muidugi, aga ta kirjutab nagu kuuleks ja näeks ta merd, Peipsit. Nagu kuuleks ta lainete kohinat, näeks oma vanaisa kalameest merehädas, nagu mängiks päike pääle tormi vanaisa vene purjedes. Mann on kirjutades kõik oma ümbruse unustanud ja nüüd on see valmis, tahvlil mõlemad küljed täis ja kell hakkab ka varsti juba 12 saama. Ta tõuseb üles, silub käega korra juukseid, pühib krihvlitolmu põllelt ja astub siis aral sammul läbi vanapapa toa suurde tuppa koolipreili ette. Süda põksub nagu linnuke, põksub vist sellepärast, et Mann tüki oma enese hinge tahvlile on kirjutanud. Koolipreili võtab tahvli, see on suur vana tahvel nagu aken, ütleb ema. Selle peal on isa kirjutust õppinud
ta on koguni õhukeseks kulunud. Koolipreili võtab tahvli ja loeb, aga ikka enam ja enam läheb ta nägu pilve. Vist palju vigasid, väga halb, mõtleb Mann kohkunult. Siis lõpuks, kui kõik läbi, vaatab koolipreili validal pilgul üles. No nii validal, nagu ei kunagi enne Manni vastu. Kuule tüdruk, selle oled sa kuskilt ära kirjutanud ja kirjutades veel nii palju vigasid teinud. Kui seda teinekord veel ette tuleb, siis nüüd mine. Teised lapsed oma tahvlitega, mõni 8-9 neid seisavad juba nagu sein seal samas ja koolipreilil ei ole enam aega ühega kauem tegemist teha. Lõunatunnil sahvris, kui teised kõik juba ära välja jooksma läinud, seisab Mann ikka veel riiuli juures, oma leevakoti ees, ilma et ta koti suudki oleks avanud. Teekann, millega köögist kuuma vett oleks võinud võtta, seisab kaasajal. Teekann seisab rahuliselt ja kiviselt, ükskõik, kas tal on soe või külm. Mann aga väriseb talvejahedas sahvris külma käes ja nutab kibedaid pisaraid. Siis viimaks jääb ta mõtlema, kui seda veel kord ette tuleb, siis ei, seda ei pea enam iialgi ette tulema. Iialgi ei taha ta ei koolipreilile ega kellelegi inimesele oma hingest midagi kirjutada.